tere! Täna räägin Bütsantsi kultuurist. Bütsants asutati 330. aastal, kui Rooma keiser Konstantinius Suur kolis pealinna. Tolleaegsed kultuurilised ja usulised kujundasid Bütsantsi erakordset identiteeti. Kuldne ajajärk. Räägime 6. sajandi kuldse ajajärgu kohta, mil keiser Justinianus esimene taandus suuri territooriaalseid laienemisi, näiteks Itaalia ja Põhja-Aafrika taaskasutamine ning kehtestati Justinianuse seadus, kunst ja arhitektuur. Bütsantsi kunst ja arhitektuur, sealhulgas uskumatu Hagia Sophia, peegelduvad tema ajaloos ja religioonis, ikoonidest ja mosaiikidest kui kunstivormi olulisest. Majandus ja kaubandus, kuidas Bütsantsist sai kaubanduse keskus, mis tõi kokku idamaade ja lääne kaubandusteed. Langus ja langemine. Uurime, kuidas Väike-Aasia kaotamine ja Türgi sissetung 13. sajandi lõpus viis Konstantinoopoli vallutus. 1453 aastal tähistas Bütsantsi lõppu. Järeldus. Lõpetades vaatame tagasi Bütsantsi pärandile, kuidas need ajaloosündmused mõjutavad meie arusaama Euroopast ja kultuurilisest mitmekesisusest tänapäeval. Bütsantsi kultuur oli üks ajaloo rikkamaid ja mõjukamaid kujunenud Rooma, Kreeka ja kristluse sulamina. Selle keskuses oli Konstantinoopol, tänapäeva Istanbul, mis oli sajandeid Euroopa ja Aasia vaheline ühenduslüli ning maailma üks suurimaid ja jõukamaid linnu. Bütsantsis oli religioon kultuuri südames, enamik rahvast oli kristlased ja just seal arenes välja õigeusu kirik, mis erines lääne katoliiklusest. Bütsantslased uskusid, et nende riik on Jumala poolt valitud ja keiser on tema maine esindaja. Selle tulemusel said kirikud ja kloostrid tohutult tähtsaks nii vaimses kui ka kunstlikkuses mõttes. Kunstis on Bütsants tuntud oma kuldsete mosaiikide, ikoonide ja uhkete kiriku arhitektuuride poolest. Kõige kuulsam näide on Hagia Sophia, hiiglaslik katedraal, mille kuppel tundub justkui taevas hõljuvat. Bütsantsi kunst erines Rooma omast selle poolest, et ta ei keskendunud inimkeha realismile, vaid pigem vaimsusele ja jumalikkusele. Ka teadus ja haridus olid kõrgel tasemel. Bütsantsi õpetlased säilitasid ja kopeerisid vanade Kreeka filosoofide nagu Plato ja Aristoteles teoseid. Tänu sellele ei kadunud antiikne teadmine Euroopas täielikult ja see mõjutas hilisemat renesanssi. Kokkuvõttes oli Bütsants kultuur sild antiikmaailma ja keskaja vahel. See ühendas idamaise hiilguse ja Kreeka-Rooma traditsioonid, jättes sügava jälje Euroopa, Lähis-Ida ja isegi Vene kultuuri arengusse. Kui Rooma riik lagunes, jäi selle idapoolne osa edasi elama. Ja sellest sai... sa liigud liiga palju.